ma teen väikse Lidli hauli. Kui tore mõte. Aga teeme selle koristamise veits mängulisemaks. Teile ma tahtsin ka anda Medirani poolt sellise korraliku kingipaki. Kas plaanid enda sünnipäeva ka pidada? Tere hommikust! Käes on 11. detsember ja mina lähen kohe trenni. Täna tuleb ülakehapäev ja siis ma käin Lidlis. Ja kuigi mu Ultrahuman sõrmus ütleb, et minu valmisolek päevaks on 80 100, ta annab nagu siukse skoori, siis ma ei tea, ma nagu päris nii värskena ennast ei tunne, aga samas midagi hullu ka ei ole. Igatahes nii põnev oli ärgata ja kohe see Ultrahumani äpp lahti võtta. Ma sain 6,5 tundi magada ja uni oli kvaliteetne, 4 unetsüklit. Ja noh, selle statistika järgi siis selles suhtes muidugi ta alles õpib mind tundma ja kõike seda, sest see on esimene öö, kui mul see üldse peal oli. Aga jah, selle järgi vaadates siis sellest 6,5 tunnist piisas mulle. Täitsa haige. Mul ei ole muidu kunagi mingisuguseid punne või peaaegu mitte kunagi, väga vähe. Ja nüüd vlogmassi ajal lihtsalt nagu tekivad nad igale poole. Ma panen enne minekut pesu pesema. Et siis kui ma tagasi tulen, siis loodetavasti mul on meeles. Siis ma saan juba kuivama panna. Või ma panen praegu 2 seda Laundry Sheets lehte. Need on lõhnavabad. Ja siis ma panen natukene neid Ocean Breeze lõhnagraanuleid. Mu polnudki üldse palju alles reaalselt. Siin põhjas veits. Ma olen kodus, ma teen väikse Lidli hauli, kuigi ma ei saa teile nagu päris paljusid asju näidata, sest et need on koostöö video jaoks ja see tuleb selle nädala lõpus välja. Nii et mingid väga häid osta ma ei saa teiega praegu jagada, aga midagi ikkagi saan ka. Banaani võtsin. Need on head asjad, mida enne trenni süüa. Siis ma võtsin mingi väga huvitava kohukese. Mõtlesin, et saame proovida koos. Mandarin ja jam filling Christmas spice'id ka siin sees, nii et jõulukohuka. Siis ma armastan peeti ja kuna ma tahan teha lähiajal siukest jõulupraadi, siis minu arust sinna juurde sobib peet lihtsalt imehästi. Siis lambist nägin Lidlis selliseid termobluuse. Ja see on küll M-suurus, seal ei olnud musta värvi S enam, aga ma arvan, et see on täiesti fine. Et just kui minna nagu pikemale jalutuskäigule või kuskile nagu õue matkama, et siis on nii hea mingi siuke soe asi panna alla. Ja see ei maksnud ka üldse palju, see oli mingi 5 eurot midagi sinna kanti. Siis jällegi asi, mida ma ei olnud nagu varem näinud, kuigi see ei ole jõulutoode, nii et võib-olla lihtsalt mu silmad on sellest mööda läinud, aga sellised indiapähklid. Jõhvikate ja jogurtiga. Tundub nagu hea kombo. Ja siis ma võtsin sellise sellest Deluxe sarjast Gouda-juustu. Ma armastan Gouda-juustu. Ja see tundub väga hea. Ja rohkem ma ei saagi jagada. Ma mõtlesin, et mul ikka natuke rohkem asju oli. Igal juhul nüüd ma käin pesus, siis ma teen ennast korda ja siis avame advendikalendrid. Mul oli täna tegelikult algselt natuke teine päevaplaan. Me pidime minema Peikaga uisutama ja piparkooke tegema ja ma tahtsin teha korraliku jõulutoidu, aga kuna Peika on haigeks jäänud ja mina ei saa praegu lubada endale seda, et ma haigeks jääks, siis ta ikkagi ei tule täna minu juurde. Nii et ma ei teagi täpselt, mis sellest tänasest päevast saab. Ma vist ei kavatse rohkem kodust lahkuda. Ma tahaks täna lihtsalt nagu chillida, mul oleks vaja tegelikult koristada, aga on aeg avada advendikalendrid. Võtame selle Douglase oma ette. Kohe varsti ongi ju pool läbi. 11. Siin on siuke piklik uks. Ripsmetuš Pupa brändilt. Okei.
ripsmadušš on mul muidugi niimoodi, et vist aastateks jagub praegu. Nii et ma arvan, et see läheb kellelegi teile või kellelegi kingituseks. Siis meil on täna selline pakikene ja ma nagu, see on väga kerge, ilmselgelt see ei saagi väga raske olla. Ma ei oska üldse arvata, mis siin Maria pakikeses on. Ja mis ma veel tahtsin enne, kui ma selle avan. Eelmine kord, kui ma avasin, siis ühes selles pakis oli siis virsiku lõhnaline kehakoorja. Ja Maria pärast kirjutas mulle, kui ta oli mu reaktsiooni näinud, et ta ostis selle pärast, et me olime koos käinud neid nuusutamas neid koorjaid ja see oli mulle väga meeldinud. Aga ma ei mäletanud üldse, et me olime neid nuusutanud ja et ma olin öelnud, et mulle see meeldis. Igal juhul ma saan aru, miks see mulle meeldis, sest et tõesti see lõhnabki mega hästi. Aga jah, ma ei mäletanud üldse seda. Ja stressipallist või sükestest nendest mõnusatest asjadest, mida mingi käes pigistada ja näppida, nendest me olime ka rääkinud siis, kui me olime käinud Tigeris kunagi. Et seda ma nagu natuke arvasin, et äkki me ikkagi olime sellest rääkinud, et ta teadis osta. Oi, kui tore mõte. Kõigepealt vaatas mulle siit vastu meie pildikene, kui me käisime Mandlis eelmine talv. Siis meie koos pilt meie ühiselt reisilt Montenegrost ja lotopilet või. Issand, kui hea mõte. Pildid ja lotopilet. Kui smart. Nii. Ai. Mu valgustus kustus ära. Nii pime on, kohutav. Ma üritan aru saada, kuidas see käib. Ma kraapisin kõik ära. Minu õnnenumber on 14. Aga seda numbrit ei olnud siin kuskil. Nii et siis ma ei võitnud midagi. Väga kahju. Siin oleks saanud võita 20 000. Issa, mul on siuke tunne, et ma võiks minna lõunaund tegema praegu. Teate, ma just tegingi väikse uinaku. Ma isegi ei tea, kui pikalt. Tund aega vist. Kuusevalgel. Ja nii mõnus. Nii hea meel, et ma sain lubada endale sellise väikse puhkehetke. Ma ei saa küll öelda, et ma nüüd järsku tunneks, et ma tahan täiega tegutseda ja asju teha. Et siuke mõnus sussukas on. Siis kui ma teen lõunauinakut, mida tegelikult muidugi nüüd isajal on üldse väga harva. Aga kui ma teen, siis mulle meeldib diivani peal magada midagi pärast. Et lõunaune jaoks ma ei lähe voodisse. Ja nüüd on kell tegelikult 4 ja see on nagu viimane piir juua kofeiini, kui ma peaksin tahtma. No nii, mõeldud tehtud lõpuks peale mitut päeva. Kus ma ütlen, et ma joon seda kollast Red Bulli, ma päriselt joon ka. Igatahes. Teate, mis ma olen siin teinud? Juba mitu päeva. Ma olen pannud töö tegemise ajaks selle massaažipadja endale selja taha. Ja samal ajal, kui ma midagi monteerin, siis see masseerib mind. Teate, see on parim avastus üldse. See on nii mõnus. Täitsa lõpp kohe. Aga mul tuli meelde, et mul oleks vaja esmajoones Instagrami jaoks tänaseks kohe praegu ära monteerida see Ultra Human ringi unboxing. Ma asun seda tegema ja siis teeme mingi speed koristuse. Ja siis mul on siin kodus nagu lihtsalt nii mõnus olla, et ma võiksin õhtul valida, mul on nüüd Disney+. Ma võiksin sealt valida midagi head, mida vaadata. Ma ei ole suutnud välja mõelda, mida ma selle õhtusöögiga teen. Et kuna peika nüüd ei tule, kas ma siis nagu teen ikkagi mingi väiksema koguse lihtsalt seda jõulutoitu. Ma ei ole nagu millegi muuga arvestanud, muidugi on ka võimalus midagi tellida. Aga ma ei teagi. Aga mille üle mul on mega hea meel, et päris mitmed teist kirjutasid, et saite inspiratsiooni sellest Peurari ideede osast mu videost.
et päris mitu inimest kirjutas mulle, et nad isegi seda sama massaažipatja kavatsevad kellelegi kinkida. Ja selle üle mul on nii hea meel, sest et ma tõesti olin ise ka nagu nii positiivselt üllatunud selles osas, kui palju selliseid huvitavaid kingiideid Peureri valikus on. See osa siin ei ole kuidagi sponsored, vaid ma täitsa ausalt kohe ütlen, et just sellised asjad, mille peale sa võib-olla ei tule, aga mis võivad nagu nii palju rõõmu tuua. No nii, kuulge. Aga teeme selle koristamise veits mängulisemaks. Ma üldse ei viitsi praegu, aga ma tean, et ma tahan pärast seda, et mul on nagu see hea tunne. Ma hommikul kusjuures vahetasin voodipesud ka ära, nii et see on veel nagu ekstra kirstordil on ju. Aga et siis, kui ma pärast istun maha ja söön, siis mul on nagu selline tunne, et issand jumal, kõik on tehtud. No vaatame, kui palju ma jõuan tehtud, aga ma mõtlesin, et ma paneks tunniajase taimeri ja vaataks lihtsalt, et kui palju ma jõuan selle tunniga tehtud. Et eesmärk on ilmselgelt, et võimalikult palju. Nii et paneme siit selle taimeri käima. Start. Oh my god. No nii. Eesmärk oleks see, et elutoast saaks nagu korra majja. Selles suhtes mul siin mingit laga ei ole, aga tolmu oleks vaja võtta ja tolmu imejaga kindlasti võtta paar asja siit nipet-näpet niimoodi nagu korda tõsta. Ja esikust oleks vaja tolmu võtta, no tähendab, tolmu imejaga oleks vaja igalt poolt võtta. Ja kui ma olen nagu ekstra tubli, siis jõuaks ka natuke vannitoas korda luua ja midagi ka võib-olla WC-s. No vaatame, mis selle tunni aega jõuab, ega imesid nüüd ka päris ei tee. Seda osa videost muide toetab Mediron, sest et ma kasutan nende poolt müüdavaid Yoku tooteid, puhastustooteid ja tegelikult mis on veel tore, on see, et pesu on juba pestud. Nagu te hommikul nägite, ma panin pesu pesema, siis ma kasutasin neid Laundry Sheets tooteid, ma korra näitan veel üle. Ehk siis mina kasutasin neid lõhnavabasid pesuribasid ja siis ma tegelikult kasutasin seda Ocean Breeze lõhnastajat, aga see saigi mul täna reaalselt otsa, nii et ma viskasin juba selle pakendi ära. Aga siin mul on peach lõhnaline. Siit ma juba tunnen seda lõhna nii hea. Et jah, need on minu basicud pesuvahendid, mida ma kasutan. Ja siis üldiselt pindade puhastamiseks ma kasutan seda Yoku Multi-Purpose Cleanerit. Ja klaaspindade puhastamiseks kasutan siis seda probiotilist Glass Cleanerit. Et tavaliselt ma lasengi pinnad kiirelt üle selle Multi-Purpose'iga. Siis tõmban lapiga üle ja ongi olemas. Teate, kui ma juba siin olen, lihtsalt tahtsin ära mainida, et ma olen täiesti uuesti armunud sellesse Chloe Magnolia lõhna. See püsib nii hästi, see on nii värske, nii naiselik. Ma arvasin, et ta on suvine, kevadine siuke. Ma olen seda praegu ka kasutanud ja lihtsalt nagu nii puhas tunne on. Et väga mõnus. Väga hea lõhna, netele see ka väga meeldib ja
kui sa oled kellegi kingitust tegemas. No samas, nagu ma olen öelnud, parfüümide kinkimine on riskantne, sest sa ei tea kunagi, aga see on selline lõhn, et ma kujutan ette, et see väga paljudele naistele meeldib. Mulle meeldib, kui igal pool on nii vähe asju kui võimalik. Ja isegi selle läpaka taha siit ära panna, mind häirib see, kus see siin on. See muidugi ei ole võib-olla päris normaalne minust. Las asjad olla, on ju, aga ei saa. Nende Yoku vahendite puhul mulle meeldib väga see, et nad tulevad sealt pudelist välja nagu sellise peene pilvena ja lähevad hästi nagu ühtlaselt pindadele laiali. Selle koristamise lõpus mul on teile ka väike üllatus, nii et tasub vaadata. Mis mul tuli veel meelde, mis ma panen tavaliselt nagu muu koristamise ajaks juba tööd tegema, on need Yoku probiootilised toiletbombid. See on nagu siuke tablett, mille paned WC-potti. Ta tegutseb seal, et igasugust mustust saad poti küljest lahti saada ja siis hiljem lihtsalt tõmbad kiirelt nagu harjaga kergelt üle ja ongi tehtud, et ta lihtsalt nagu kergendab seda poti puhastamist. Ma läksin kogemata näpuga pihta sellele ja panin kinni oma taimeri, aga mul oli 33 minutit jäänud, nii et nüüd ma alustan uuesti 33 minuti pealt.
mis ma siis tunni ajaga jõudsin? Ma jõudsin elutoa korda teha, pindadelt võtta tolmu ja tolmuimega teha. Siis ma jõudsin vannitoas teha siukse nagu kiirpuhastuse, et mingi dušikabiini küürimiseni ei jõudnud, küll aga peegel puhtaks, need peegli juures olevad pinnad ja kraanikauss sai puhtaks, siis ma sorteerisin ära oma vannitoa puhastusvahendite ja pesuvahendite siukse kasti ja WC sai puhtaks, nii pott kui ka ruum ise. Nii et ma ütleks, ma olen suht rahul, esikust jõudsin ka tolmuimega võtta, täiesti puutumata jäi köök, et selle tunni aja sisse seda kööki ma kuidagi ei mahutanud. Aga vaatame korra selle üldmulje üle. Riiulitest jõudsin ilusti tolmu võtta, näeb mõnus puhas välja. See kuusk on lihtsalt nii ilus, et kuidas ma üldse saan selle maha võtta. Ma ei tea, aga täna ma panin muide, panin ta küll siia tahapoole praegu, aga panin oma selle viini kuulikese sinna. Laud sai puhastatud, diivan puhastatud ja korra see vannitoa üldmulje ka, et need riiulid natuke sorteerisin seal asju, kraanikauss puhastatud ja siis seal on see puhastusvahendite kast. Ja siis jõudsin isegi natuke siin sorteerida mingeid asju. Ja mis ma mõtlesin, et ma veel tahan Medironi koha pealt ära mainida, kuna ma tõesti kasutan mingisuguseid nende tooteid igapäevaselt, puhastustooteid ütleme iga nädalaselt. Et mis kuulub minu igapäeva rutiini, on nende vitamiinid. Ma olen nendest varem ka rääkinud, aga lihtsalt meelde tuletuseks. Ma tean, nii paljud inimesed unustavad kuidagi neid vitamiine võtta või ei pea neid piisavalt oluliseks, aga ma ei ole see hooaeg endiselt haige olnud, või kummale poole seda peab tegema, aga ma arvan, et see on tänu sellele, et ma tõesti religioosselt igapäevaselt võtan seda 3 koosnevat vitamiini, D3, C ja tsink, on siin kõik ühes kapslis koos, seda ma võtan tõesti iga päev. Ja siis õhtuti, mida ma olen praegu võtnud, kuna mul on need rahutud jalad ja üldse tunnen, et aitab sellist ärevust ka maandada, on magneesium, Nordpoo oma, mõlemad on Nordpoo vitamiinid. Et seda ma võtan õhtuti, siukene tund kuni 2 tundi enne magamaminekut. Päris iga õhtu ei ole meeles, aga nii kui ma tunnen neid kihelevaid jalgasid, see tuleb väga kiiresti meelde. Ja siis praegu, mis ma mõtlengi, et ma peaks täna ka igaks juhuks võtma, kuna kõik inimesed mu ümber on haiged, siis see Nordpoo Elderberry siukene siirup, mis ongi mõeldud, et kui sa tunned, et kas mingi haigus hakkab tulema hingamisteedale immuunsüsteemi tugevdamiseks, see on mul juba teine purk see hooaeg, et seda ma olen ka võtnud nii, kui midagi ma tunnen või siis, et ennetada, kui ma tean, et inimesed on paljud haiged mu ümber. Ja üks asi, mis naiste jaoks tahan ära mainida, mida ma olen ka ise siin võtnud, mul hakkabki otsa saama, on siis selline Nordpoo Female Support Uri Tract. Et see toetab siis põit ja kuna mul on viimasel ajal ka kirjutanud jälle palju naisi, kes on samamoodi põiepõletikuga hädas, nagu mina olen olnud, et nii kui ma tunnen, et midagi hakkab seal põies, midagi toimuks või natuke on imelik, siis ma võtan seda. Et tegelikult muidugi seda võib ka võtta ennetava meetodina, kuurina teha läbi. Mina olen praegu kasutanud nii, et kui ma midagi tunnen, siis võtan selle ja praegu mul ei ole õnneks pikalt põiepõletikku olnud. Et need tahtsin lihtsalt ära mainida, sest need tõesti kuuluvad minu kas siis igapäevarutiini või siis neid 2 võtan siis vastavalt vajadusele. Aga jah, et tasub üle vaadata või siis jällegi kingi idee. Ma ise kinkisin Issile seda vitamiini. Küsisin talt nüüd ka just, et kas sa oled ikka võtnud. Ta ütles, et no jaa, olen võtnud, et kui ta mul olemas on, ma ikka võtan. Vot, nii et Medironi poolt siis tahtsin need asjad välja tuua. Ja teile, ma vaatan äkki ma istun kuskile paremasse kohta. Teile ma tahtsin ka anda Medironi poolt sellise korraliku kingipaki. Ehk siis selle video all toimub siis Medironi kingipaki loos. Ma ütlesingi neile, et minul on endal kõik need asjad olemas, mul ei ole juurde midagi vaja, aga ma tahaksin oma jälgijatele anda ka sellise rikkaliku
tootevaliku ja teie kingipakki siis lähevad need lõhnavabad pesuribad, mida ma näitasin hommikul, siis meretuulelõhnalised pesuribad. Neid mul endal praegu ei ole, aga siukse õrna lõhnaga mõnusad pesuribad. Siis pesulõhnastaja, see Ocean Breeze lõhnaga, mida hommikul näitasin. Ja siis samuti ka see peach lõhnaline pesulõhnastaja, mida ma nüüd näitasin seal roosas tuubis. Nii hea. Siis Yoku probiootiline universaalne puhastusvahend, see roheline pudel, mida näitasin. Ja siis klaasipuhastusvahend, see sinine, mida ma täna kasutasin. Ja siis samamoodi need WC puhastus tabletikesed. Ja Nordpo valikust magneesium. Ja siis see kompleks, kus on siis D3, C ja tsink koos. Et need 2, ma mõtlesin ka, et need on nagu sellised, mis enamus inimestel peaks ära kuluma, peaks sobima. Et selline kingipakk. Ehk siis jätta lihtsalt video alla kommentaar, ole subscribed ja kõikide kommenteerijate vahel, ükskõik mida sa kommenteerid, läheb siis loosi see Medironi kingipakk. Selle ma arvan, et ma loosin siis pühapäeval välja. Ja suur aitäh Medironile, kes tihti toetab minu ettevõtmisi ja heldelt annab ka teile kingitusi ja ka mu sõbrannadele, et hästi hea meel, et mul on selline koostööpartner. Et nad tulid ka eelmine aasta Vlogmassi ideega mul kaasa ja see aasta ka, et kuidagi selline soe tunne on nendega seoses. Nüüd, mul on nagu täitsa siuke, energia on nüüd üleval, ma olen nagu liigutanud, teinud, mul on selline see saavutuse tunne on ju. Ja mul tegelikult 2 pakki veel, mis vajaksid teele panemist ja ega ma täna neid samme. Võt, kuidas see ultraheiman nüüd loeb? Sest ma ei ole tegelikult nagu, samme ma olen teinud võib-olla siuke ligi 4000, aga nüüd ma rapsisin selle koristamisega, et kas ta luges neid sammude alla. Kohe vaatame, mis asja ta mulle näitab siin. Ai, ma kardan, et ta luges neid jah. Ta näitab mulle 10 900 sammu. No ei ole kohe kindlasti. Sest telefon näitab mulle praegu 3800 sammu. No telefon näitab kindlasti vähem. Et telefon ei, see kodus näiteks ma ei liigu telefon käes, on ju kodusammud üldse ei tule selle telefoniga ja kindlasti nagu mingid sammud veel, aga seda ma natukene nüüd uurisin, ma eile veel nagu, kuigi ma sain juba seda sõrmuse kätte, aga ma veel eile kavatsin mingi TikTok asju. Ja kuigi nagu üldine tagasiside on positiivne, siis mingid kommentaare ma nägin, et see sammude lugemine ei ole nagu väga täpne, mis on muidugi jama, sest see oli üks nagu põhjuseid, miks ma tahtsin seda. Aga võib-olla ka endale teadmiseks lihtsalt, et mingite sükeste tegevuste nagu mingi küürimine, kus ma lihtsalt nagu liigutan seda kätte hästi palju, et võib-olla sellisteks tegevusteks võtta see ära. Ma ei tea. Ma nüüd tegelikult üldse ei viitsi ikkagi õue minna, aga ma panin ennast riidesse ja nüüd ma pean minema. Nii et lähme paneme need 2 pakki teele ja kogun samme juurde. Ja let's go! Ma olen kodus tagasi ja ma tunnen, et ma olen nii räsitud. Ma sattusin välja täpselt sellel ajal, kui hakkas tihedat vihma sadama. Oh my god, igal juhul on mul kõht väga tühi, ma olen põhimõtteliselt suremas. Nii, ma pean ahju kohe sooja panema. Ma muidu mõtlesin, et ma ei tee siis seda nagu jõulupraadi, aga ma avastasin, et kahjuks need vorstid, mis mul on tänase kuupäevaga. Nii et ma pean need ära tegema. Mul on siis sellised röstitud küüslauguga ahjuvorstid. Et muidu ma mõtlesin, et ma teen väikse portsu airfryeris endale. Ikka veel ma ei ole seda uut airfryerit lahti teinud. See on küll väga põnev, aga see on nagu, ma tunnen, et see nagu nõuab must mingit keskendumist, mingit sellist, mul on praegu no capacity for that. Aga üks päev selle Vlogmassi jooksul me kindlasti selle lahti teeme ja vaatame. Aga igatahes nüüd, kui ma pean kõik need vorstid ära tegema, siis mul on juba mõttekam ikkagi ahju kasutada. Mul on siin natukene väikseid kartuleid ja ma olen praegu nii laisk, et ma ei viitsi isegi neid kartuleid koorida. Et ma pesen nad ära ja lõikan, ma arvan, pooleks ja maitsestan õli ja maitseainetega ja viskangi need kõigepealt ahju ja siis, kui kaua need üldse peavad olema, 15 minutit. No kartulitel vast läheb natuke kauem, nii et siis ma panen kartulid ennem ja siis vorstid järgi.
lõikasin seda Gouda juustu, mis ma päeval ostsin. Tahtsin lihtsalt maitsta seda. Nii et teistest väga tummine, väga maitsepillane. Hea, mul võiks mingit moosi olla, millega seda süüa. Aga mul ei ole. Tegelikult veel soovi video pooleli, sest et see on 1 tund ja 7 minutit, nii et mul on alles pool vaadatud, aga söök on söödud, väga hea oli kõik. Võib-olla ma ootasin, et need vorstid on natuke nagu erilisemad kuidagi, aga sellegi poolest need maitsesid väga hästi, nii et kurta mul ei ole midagi. Ja ma screenshotisin mõned teie küsimused, millele vastata. Kõigepealt, kas sul on treeneri poolt tehtud kava trennis või oled ise välja mõelnud? Ma olen ise välja mõelnud. Kunagi käisime Kaisaga jõusaalis, et sealt mul on nagu mingisugused harjutused, mida me tegime ja siis TikTokist ma olen vaadanud ja kuidagi ma ise nagu kokku panen seda ja vahepeal siis mingit varieeruvust sinna tekitan, et igav ei hakkaks. Ja siis oli küsimus, et mis on su jalapäeva top 3 harjutust? Ma ei tea kõikide harjutuste nimesid või siis ma tean neid ainult inglise keeles, nii et ma ütlen nii, nagu ma oskan. Top 1 on hip thrusts. Ma ei tea, kas see on siis eesti keeles nagu mingi puusatõsted või ma ei tea. Igal juhul seda ma teen alati jalapäeval. Nagu no matter what, alati, sest et seda ma tunnen ja see on kuidagi nagu... Jah, see on väga toimib minu arust. Siis, mis mulle üldse ei meeldi, aga mis toimib, on väljaasted. Et neid ma teen, no mitte alati, aga ma tean, et kui ma teen, siis see on raske ja toimib. Ja siis mulle meeldib tegelikult teha, seda ma nüüd tõesti ei tea seda harjutuse nime. Vaata see, nagu, ma ei tea, masin, kus tehakse muidu alaselga. Nagu kus sa oled niimoodi asendis on ju, see on su ülakeha ja siis sa tõstad seda niimoodi. Aga nüüd pepule sa suunad selle fookuse siis mitte enam alaseljale ja sa oled nagu küürus seljaga, minul on tavaliselt siis raskus on ka siin 10-kilone ja siis nagu küürus seljaga pepuga tõstad ennast ülesse ja alla. Ja seda ma nagu ka väga hästi tunnen seal tuharalihases seda harjutust, nii et seda mulle meeldib ka suht tihti teha. Kas see aasta on teil sõbrannadega jõulupidu ka plaanis või mingit jõuluistumist teha? Jaa, mul on tulemas mitu jõuluistumist erinevate sõbrannadega, vahepeal 2, aga 2 tükki on ka siis natuke suurema seltskonnaga või üks tuleb Anette ja Lauraga ehk siis 3 oleme. Ja siis tuleb Katriini jõulupidu, kuhu tulevad tema sõbrannad kokku, see oli ka eelmine aasta ka juba. Ja see oli nii äge, et ma ikka ärgitasin Katriini, et ta see aasta ka teeks. Et ta oli veits siuke 2 vahel, aga siis kui me sellest rääkisime, siis ta oli ise ka mingi, et no tegelikult oli jah tore. Nii et nüüd ta ikkagi korraldab. Ja siis mul on jah mõned veel siis siuksed 2 jõuluchillid. Ja siis viimane küsimus, mille ma siia lõppu võtan on, et kas plaanid enda sünnipäeva ka pidada? Jah, plaanin. Aga sellega mul oli alguses, kui ma hakkasin mõtlema sünnipäeva peale, see oli peale kirstordil pidu siis. Ma mõtlesin, et kõigepealt ma mõtlesin, ma ei viitsi üldse pidada. Siis see mõte läks mööda, nagu ikka, ma olin kuidagi mingi, et aga ma iga aasta pean, kuidas ma siis nüüd ei pea. Nii et siis ma ikkagi jõudsin selleni, et ma ikkagi tahan pidada. Siis hakkas tekkima sees see tunne, et oh my god, et nüüd ma pean midagi veel ägedamat tegema. Et mul on juba olnud väga ägedad sünnipäevad, nüüd oli see kirstordil pidu, mis oli veel nii äge, et issand jumal, kuidas ma nüüd seda nagu ületan veel või nagu topin kuidagi. Ja siis ma sain aru, et ma ei pea seda toppima mitte kuidagi.
et mu sõbrannad ei oota ju minult mingeid ägedaid pidusid, vaid nad tahavad minuga aega veeta ja minu sünnipäeva tähistada ja nende jaoks ei ole oluline see, et kui vinges asukohas või kui vinget tegevust me teeme, et nad ei hinda mind nagunii selle järgi, nii et ma rahunesin maha ja otsustasin, et ilmselt peale kõike seda vlogmassi virvarri ja väga tegusat tööalast aastat oleks mul mõistlik võtta rahulikumalt ja mul tulevad sõbrannad lihtsalt minu juurde külla ja ma teen ise enamus toidud. Vähemalt praegu plaanin nii. Loodame, et ma ei ole täiesti surnud selleks ajaks. Ja seda ma just kirjutasin sinna sõbrannade chati ka, et ma ei tea veel, kas ma kutsun teid kõiki nagu mingi dressides ja pidžaamades, et teeme siukse nagu chilli istumise või äkki ikkagi ma tahaks pärast ka välja minna. Et noh, siis on ka dress code teine. Mul on endal lihtsalt nii ilus kleit. Ja ma ei tea ka mitte midagi sellest, mida ma aastavahetusel teen. Ehk siis ma ei tea, kas ma saan seda kanda. Selles suhtes, et elu jooksul kohe kindlasti saan, aga nagu ma tahaks kuidagi nüüd pühade ajal seda kanda, see on nii äge ja nii ilus. Et jah, aga ma ei ole suutnud nagu midagi otsustada selles osas, et mis vibe'iga see istumine saab olema, aga igatahes minu juures kodus see saab olema. Võt. Ja sellega ma tänaseks lõpetan. Kokkuvõttes oli tegelikult päris tegus päev. Ma küll poole pealt arvasin, et tuleb väga chill, siis kui ma magama keerasin. Aga tegelikult oli täitsa tegus. Aga homme tuleb veel tegusam. Nii et olge valmis ja näeme homme jälle. Tšau!